Tere õhtust, kõik meie kuulajad. Me oleme täna Power Estonia 4. laivis ja meil on täna külas Jaanika, kellel on vau, kui palju erinevaid huvitavaid asju, aga millega ta kõigega on tegelenud ja millest ta täna meile ka lähemalt räägib. Aga põhiliselt me fokusseerime täna just sotsiaalmeedial ja kuna Jaanika sotsiaalmeedia on mind ennast just nii palju inspireerinud, sest ma olen näinud, kuidas see on nagu 0-100 läinud väga kiirelt ja püsinud seal, et siis ma arvan, et täna saab olema väga huvitav õhtu. Aga Jaanika, võib-olla sa natuke räägiksid endast, kes sa oled, kust sa tuled? Ja, tere, et olen siis Jaanika ja ma tulen Tallinnast. Mul on peres 2 teismelist poega, abikaasa ja 2 imearmsat pisikest kiisut, kes siis suvel saavad aastaseks. Ja taustalt olen ma kehalise kasvatuse õpetaja, kergejõustikutreener. Olen elus palju sporti teinud, ka professionaalsel tasemel ja täna olen ma ettevõtja. Olen wellness sektoris ilu ja tervise valdkonnas tegev. Väga lahe. Siin on selline küsimus, ma just mõni aeg tagasi rääkisin ühe välismaalasega ja rääkisin, et ma tean ühte inimest, kes eelnevalt töötas õpetajana, nüüd ta on ettevõtja ja siis tal läksid silmad nagu suureks pärani, et kuidas see võimalik on, et kuidas nagu õpetajast ettevõtja saab. Et ma ei tea, kas meil kuulajatel võib olla sama küsimus, aga võib-olla, et kuidas see teekond selleni jõudis või et kas sa oled nagu sellega kogu aeg siis koos tegelenud või kuidas toimus see mõte, et ma nüüd saan ettevõtjaks? Ei, see on tulnud kuidagi mu ellu, et see ei ole nii, et ma mõtlesin saada ettevõtjaks, vaid pigem on see, et kuidagi teekond on viinud selleni, et ma olin õpetajana 10 aastat tegev eelnevalt ja ma tundsin, et see kehalise kasvatuse õpetaja amet ei ole see, mida ma tegelikult päris pensionieani ja elu lõpuni teha tahaksin. Et midagi peab veel olema ja mind on köitnud kogu aeg tegelikult see finantsiline pool ka. Ja minu abikaasa kaudu tuli meie ellu üks rahvusvaheline äriprojekt ja abikaasal endal oli sel hetkel tohutult palju ettevõtjana tegevust, aga mind parasjagu köitis see nii palju, et ma hakkasin põhjalikumalt uurima, mis see valdkond endast kujutab. Seal oli isikliku enesearengu programm juures ja kuna ma õpetajana olengi kogu aeg ennast arendanud ja see eneseareng on kaasas käinud minuga terve elu, mulle meeldib raamatuid lugeda ja siis sattus kätte Kiyosaki Rikas isa, vaene isa raamat ja ma lugesin selle läbi ning ma sain aru, et ükskõik mis olukord tuleb, siis selle õpetaja palgaga mina toime ei tuleks ja tahtsin sellist kindlustunnet enda ellu ja hakkasin süvenema, vaikselt tegutsema ja abikaasa toel ja siis ühel hetkel sain aru, et ongi seda õpetaja ametit ei olegi enam vaja, see ei köitnud enam mind nii palju ja jätsin selle siis kuskil 6 aastat tagasi sinna paika, et ma tegin alguses jah paralleelselt, et õppisin uusi teadmisi, kogesin erinevaid, ongi selliseid erinevaid, kuidas ma ütlen, tegevusvaldkondi oma elus ja vaatasin, et kas see sobib mulle või ei sobi. Ja kuna sobis ja kogu aeg läks järjest paremaks, ma ise arenesin, et siis siiamaani on see eneseareng minuga kaasas käinud ja see huvitab mind ja ma jätkan sellega kogu aeg igapäevaselt ja need uued oskused ja see pool mind nii tohutult köidab, et see praktiline pool ka sinna juurde, et sellepärast ma nagu olengi täna ettevõtja, pigem mitte palgatöötaja. Väga lahe ja inspireeriv lugu ja ma kindlasti, kui meil nüüd see tänane koolitus või tänane live ka salvestub, siis ma kindlasti jagan seda sellele inimesele, kes mind suurte silmadega vaatas, et õpetaja ja ettevõtja. Aga tänasel päeval sa oled väga aktiivne sotsiaalmeedias,
aga et kas sotsiaalmeedia, ütleme, on ka selline asi, mis sa oled siis kohe algusest peale, ütleme, olnud väga aktiivne ja tubli selles või siis see on niisugune valdkond, mis pigem oli sulle võõras ja kas tuli nagu, et kuidas sa jõudsid sotsiaalmeediani ja mis sa seal täpselt täna teed siis? Mis kanaleid sa kasutad? See sotsiaalmeedia oli ikka pigem võõras minu jaoks, et ma jagasin seal oma perekonna tegemisi, sellist sportlikku tegevust, mis ma tegin, aga hästi vähesel määral, sest mulle pole nagu ennast esitleda kunagi meeldinud ja mulle tundus, et see sotsiaalmeedias on pigem see pool, et sa oled, ma ei tea, kuidagi tekkis selline tunne, et ennast promodes, et siis oled nagu veidi selline egokeskne ego inimene, mis ma tegelikult üldse ei ole, et ma olen tegelikult pigem selline tagasihoidlikum inimene ja sisemiselt ka, et ei meeldi ennast esitleda. Aga sinna ma sattusin, et ma täna tegelikult ehitan üles nii Instagrami kui oma Facebooki lehte, et sotsiaalmeedias olen kahe sellel lehel nagu aktiivsem ja täna huvitab ka mind LinkedIni pool, aga ma sattusin nii, et minu mentorid Eda Abu ja Kai Auger on mind hästi palju suunanud ja aidanud sel teel ja erineval viisil, et Eda pigem oma mõtetega sellise suunamise poole pealt, et mis ma olen teinud, et ta on näinud minus potentsiaali palju rohkem ja andnud ideid, mida ma võiksin teha ja Kai siis selle tehnilise poole pealt, et kuidas siis nagu täpsemalt teha, et ma olen tehnilise külje pealt tegelikult ise suhteliselt nõrk ja ma kogu aeg õpin ja arendan selles vallas ennast, et samas ongi see, et see huvitab ikkagi mind nii palju, et ma õpin hästi palju läbi selle tegevuse just ja Eda ja Kai ongi niimoodi mind sellel teekonnal tegelikult aidanud, et ma seal hästi aktiivseks olen muutunud, et see tegevus, mis ma eelnevalt tegin kogu aeg igapäevaselt, nemad nägid sellest seda, et ma võiks teisi inspireerida, võib-olla kedagi aidata ja seda rohkem kajastada ja ühel hetkel ma ise tundsin ka, et kui ma saan läbi selle tegevuse, mis ma seal teen, kedagi, kas ühte inimest aidata või inspireerida või ta hakkab liikuma rohkem tänu minule, tervislikumalt toituma, siis ma olen juba oma kuidagi eesmärgi ära täitnud. Et ma olen täna tagasisidet palju rohkem saanud, et järelikult on see, mis ma teen, on täiesti õige ja see ei ole üldse kerge olnud, et ma tegelikult ongi see, et alguses postitasin ja sees oli selline hirm, et äkki ma ei tee õigesti või kartsin eksida või nii edasi, aga tegelikult ongi, et see hirm on lihtsalt, ma usun paljudel inimestel ja kõikidel, et seda ei ole vaja karta, vaid pigem just, et tegutsema asuda ja teha ja siis läheb järjest paremaks. Et see ei ole kergelt tulnud. See on nii lahe, ma sain praegu nii palju häid nagu küsimusi ja mõtteid siit juurde, et tegelikult üks küsimus, mis ma tegelikult tahtsingi sinult küsida, on see, et just kui sa rääkisid sellest, et sa olid õpetaja ja nüüd sa hakkasid ettevõtlusega tegelema ja nüüd me räägime sellest, et sotsiaalmeedia ja jällegi, et sa olid nii-öelda täitsa võõras selles ja hakkasid tegutsema. Et noh, nagu sa ise ütlesid, et neid nagu hirme on ja neid on pidanud ületama, et meil on nii palju neid inimesi, kes ei julge mingit nagu samme teha, et neid muutusi teha. Ja kui sa juba mitmes valdkonnas oled siukseid suuri muutusi teinud ja neid samme astunud, siis võib-olla et ongi, et kuidas sa seda hirmu ületad või mis sa ütleksid sellele inimesele, kes ongi, et ma tahaks midagi teha, aga ma kardan, et kuidas sa seda nagu hirmu oled ületanud, et kuidas sa need sammud oled teinud? Ja hirmu ma ületan tegutsedes ja tegelikult, mis ma teen, ma tekitan pigem elevuse endale, et ma lugesin seda 5 sekundi reegli raamatust, et ongi see, et see hirm ja elevus on täpselt sama emotsioon või see tunne ja sellest hetkest peale kõike, mida ma pelgan, kardan, siis ma tekitan sellest pigem elevuse. Et nagu täna ka, et see intervjuu, et ma pigem oligi, ma tekitasin sellise ootuse, et see
see on nii äge, mulle meeldib seda teha ja sellise elevusega ootasin meie tänast intervjuud. Et alguses, kui sa ütlesid, et teeks sinuga intervjuu, siis oligi esimene emotsioon ikka see, et ma ei tea, et siuke väike hirm, et otse-eetris ja nii edasi. Aga tegelikkuses mõtlesin kohe, muutsin oma mõtte ümber, et nii äge, et saan jälle ennast proovile panna. Ja teistele soovitangi elevust tekitada ja tegutsema asuda. Ma olen nii tänulik, et sa nõus olid sellega, et juba siin praegu esimeste minutitega on meil tulnud nii palju häid mõtteid. Ja me saime ühe täpsustava küsimuse ka, et sa mainisid seda, et kui sa lugesid Rikka isa, vaest isa, siis sa tundsid, et õpetaja palgaga tekkis siuke tunne, et ei või olla nagu tulevikus kindlust. Aga täna, kui meil on see nii-öelda koroonaaeg, et kas siis ettevõtlus mitte pole nagu ebakindlam kui palgatöö või kuidas sa selles nagu valdkonnas tunned või kuidas see kriis on sind mõjutanud või pigem sind mõjutanud? Ma tunnen ennast tegelikult väga kindlalt, et selles mõttes, et minu ettevõte on e-kaubanduses ja sellises sektoris ongi, et läbi jälle sotsiaalmeedia ma saan väga paljusid asju teha enda ettevõtluses ka ja aidata seda sissetulekute poole pealt ja mul on kogu aeg selline kindlustunne, kuna ma teen koostööd ühe suure rahvusvahelise ettevõttega, siis mul ei ole seda hirmu, et ma ei saa mitte millegagi hakkama, et pigem ongi see, et kõik on minu enda kätes täna ja selles mõttes, et ma ei karda selliseid erinevaid väljakutseid täna ja et selles mõttes kindlasti on ettevõtjana ka, et tõusisid, mõõnasid aga samas iga raskus on ületatav ja mulle täna meeldib, et see vabaduse tunne just, et ma saan ise otsustada, millal ma olen aktiivsem, millal ma teen rohkem, millal vähem, et selles mõttes on siin nii palju võimalusi. See sõltub kõik iseendast täna, et ma saangi, et kui ma tunnen väsimust, siis ma puhkan rohkem. Kui ma tunnen, et ma tahan rohkem teha, mul on energiat, siis ma teen rohkem ja tahan sissetulekuid suurendada, siis ongi, et ma pean ise rohkem tegutsema, tegema. On nii lahe on seda kuulda, et ma just kuulasin seda podcasti, kus ma kuulsin niisugust lauset, et üks siis palgatöötaja ütles ettevõtjale, et mina ei kujuta ette, et ma 6 aega teen tööd ja ma ei tea, palju ma sellest palka saan. Ja siis ettevõtja vastas talle, et mina ei kujuta ette, et ma teen 6 aega tööd ja tean, palju ma selle eest palka saan. Et ma arvan, et see kirjeldab seda ettevõtja elu päris toredasti. Ja ma vahepeal julgustan ka kõik, et kes meid siin kuulavad, et siia chati saab julgelt kirjutada küsimusi, kui on mingid täpsustavaid küsimusi või mõtteid ka. Aga siis mõned siuksed võib-olla mõtted on see, et ma enne seda siis tänast laivi tegin ka natuke taustauuringut ja ma leidsin just niisuguse mõiste nagu funktsionaalne toitumine, mis on üks niisugune märgusõna, millega sa tegeled ja ma olen ise ka tegelikult käinud su hommikuvõimlemistes, mis sa oled laivist teinud ja mis ma juba enne tahtsin öelda, et kui sa ütlesid, et sinu eesmärgiks oli kas või ühte inimest inspireerida või tervislikumalt rohkem elama, siis ma võin sulle öelda, et see eesmärk on juba täitnud, et mina olen kindlasti inspiratsiooni saanud ja juba rohkem teinud. Aga võib-olla sa räägiksid lähemalt natuke, mis need sotsiaalmeediagrupid ja see funktsionaalse toitumise grupp ja need hommikuvõimlemised, et mis see kõik nagu kujutab või mis selle missioon on ja mis see on üldse, et võib-olla mõni meie kuulajatest tahaks tulla ka ja nii-öelda siis õppida või siis kasutada seda enda jaoks ära. Väga lahe, et ma sind inspireerinud olen selle tegevusega juba, mis ma teinud olen, et seda on nii vähe tegelikult, et ma tunnen, et ma olen nii alguses alles selle kõigega. Aga ma ise vean tegelikult immuunsüsteemi tugevdamise gruppi ja just läbi liikumise ja sellise õige toitumise, et kasutada ka siis lisaks tervislikule toidule ka vitamiine, mineraalaineid, fütoaineid, et kõik oleks tasakaalus, et meie toidus oleks rohkem mikro- ja makrotoitaineid ja just fütotoitaineid on päris paljudel puudu ja selline toitumine on tegelikult täna selline, mis peaks toetama meie tervislikku seisundit,
aga poes on kätte saada nii palju erinevaid sellist stuff-toitu, mis ei ole nagu üldse tervisele kasulikud ja sellisel perioodil, et see immuunsüsteem oleks tugevam ja ta ei nõrgeneks, just see haigus, mis siin levib nii aktiivselt, et siis seda mitte saada ja selleks on nagu just see liikumise pool ja ma õhutan inimesi väljas liikuma tund aega vähemalt värskes õhus, et teen ise ka harjutusi, jagan neid, postitan hommikuvõimlemist tegin 21 päeva, et need on minu sellel Instagrami lehel kõik endiselt alles, et kes tahab, saab seal teha jätkuvalt neid edasi ja just see, et inimesed teadvustaksid endale, mida nad täna teevad igapäevaselt enda heaks ja mida nad ei tee, et see just see, et mis nad suhu pistavad ja sest ka immuunsüsteem, et enamik tegelikult selle tugevusest algab meie soolestikus, et kõik see, mis me sisse sööme, et sellest sõltub ka meie tervislik seisund ja enesetunne ka, et just see, et sul oleks hästi palju energiat, et minul on endal ongi see, et energiat on kogu aeg, sellepärast, et ma olen juba üle 10 aasta vitamiine, toidulisandeid, fütotoitaineid kasutanud lisaks oma tavatoidule, et loomulikult tavatoit on ka, aga just see, et puhtast toorainest neid vitamiine tarvitada, et see on tegelikult, mina usun selle taga, et tervis on korras ja energiat on hästi palju kõigega tegeleda. Ma teadsin juba täna ette, et meil see kohtumine live tuleb ja siis ma mõtlesingi kohe, et kui ma tulen kohtumisele, et siis ma ei saa olla selline, et ma pole täna jalutamas käinud, nii et kella 5-6 oli minul jalutamine täna, nii et ma olen nüüd nagu täna ma olen puhtal lehel, et siis ma julgen sulle silma vaadata. Aga see väike nipp võib-olla ongi see, et iga päev teha 10 000 sammu. Et tegelikult kõik arvavad, et hästi rasket trenni tuleb teha, aga mina soovitan ikkagi võtta see lihtne 10 000 sammu, mõni päev tuleb veelgi rohkem, aga teha see väike asi ära ja sellest on nii palju kasu, et ma ise terve aasta tegin igapäevaselt ja see on võimalik, et kas õhtul või hommikul teed päeval oma sammud täis, aga on võimalik. Siin ma jõuangi tegelikult selle sotsiaalmeedia juurde tagasi, et mis ma just hästi imetlen on see, et sa ütlesid, et sa oled alles nende alustamas, aga just see ongi võib-olla, et ma olen ise ka neid sotsiaalmeedia plaane teinud ja asju teinud ja võtnud võib-olla ja ütleme, see alustanud väga suure pauguga ja professionaalselt, aga siis üks hetk see nagu vajub ära, aga mis me nagu just, kui ma vaatangi sinu Instagrami, et sa oled seda suutnud nagu jätkata ja kogu aeg hoida, et sa oled hästi järjepidev postitades ja see on ju tegelikult kogu edu alus sotsiaalmeedias, et kas sul ei ole vahepeal niisugust tunnet, et aga ma ei tea, et äkki keegi ei vaata või kuidas sa oled endale selle saanud, et sa nii järjepidevalt kogu aeg jätkad ja et sul see motivatsioon ära alla ei lange, sest kui sul langeb alla, siis vähemalt su postitustes seda näha ei ole, et su postitustes alati on see sära näha ja see tegelikult ka inspireerib ja seda on nii lahe vaadata ja see on ka üks põhjus, miks me tegelikult ka sind kutsusime täna siia laivi. Jah, mul on see tahe on kogu aeg olemas tegelikult paremaks saada ja see järjepidevus on tegelikult mul täitsa iseloomuomadus, et mul on tänu sellele, ma usun, et ma olen sporti teinud nii palju, et ka ongi 7 võistlust olen kunagi teinud võistlustasemel ja käinud ka Eesti Spordigümnaasiumis õppinud kehakultuuri, et see on kindlasti üks osa sellest, et ma nii järjekindel olen, aga seal sotsiaalmeedias lihtsalt on see, et ma olen tausta nii palju uurinud, kuidas ta toimib ja ka see, et ma olen hästi palju ennast koolitanud juba selle lühikese ajaga, et ma eelnevalt ei hakanudki ennem postitama, kui ma koolitustel käisin, et selles mõttes suurematel, väiksematel ja kogu aeg, et kui on võimalus, siis ma ikkagi osalen nendel sellistel podcastidel ja või võtan endale podcast'e, kuulan, vaatan
loen, et kui mul on võimalik, siis ikkagi see läbi selle isikliku arengu ja selle tuleb ka see järjepidevus ja järjekindlus, et ma ei taha langeda sinna mugavustsooni, kuigi vahel ikkagi seda teen, aga kui ma sinna langen, tegelikult ongi minu mentor Kai Auger annab mulle ka hästi palju kõrvalt nõu ja veel mõned nõuandjad siin, et selles mõttes on hea, kui mul tuleb ka tagasisidet, et siis ma saan nagu ennast ka kohe jälle järje peale, et mind inspireerib see, kui inimesed mulle vastu kirjutavad, tagasisidet annavad ja seda on hästi palju tulnud tänu sellele, et ma olen aktiivsemaks muutunud ja nii ma siis jätkangi, et ma tunnen, et ma ei saa pooleli jätta, et ma olen hästi kohusetundlik ja siis mind ennast tegelikult köidab, inspireerib see hästi palju, et ma saan õppida, areneda läbi selle. Mulle meeldib ajaga kaasas käia, et ma näen, et noorem põlvkond tuleb peale, nendel tuleb see palju lihtsamalt, et ma siis vähemalt oma järjekindlusega püüan nagu siis. Et lisaks järjekindlusele tegelikult sinna tekib aina rohkem seda professionaalsust ka juurde sulle, et see on väga hea. Aga ma vahepeal teen siin promo meie esimesele laivile, mis me üldse tegime, sest see on selle sama Kai Augeriga, kellest sa juba korduvalt räägid, et see on võib-olla, kellel on huvi kuulata, saab siis järgi kuulata, millega Kai tegeleb. Aga niisugune küsimus, natukene just vastupidine, et rääkida nagu ka sellest raskuste poolest, et nagu me praegu oleme näinud, siis sinu jaoks ongi, et sa saad võib-olla mõnele kuulajale tundub, et et see hirmude ületamine on lihtne, sul on need järjepidevused, et sa oled kõik teinud, aga tegelikult me teame, et sa lihtsalt oledki selle sammu teinud, et nagu sa ütlesid, et seda hirmu siis ravib tegutsemine. Aga kas on sul täna ka mingeid selliseid tegevusi, mida sa tead, et sa peaksid tegema, aga nad teevad sind ebakindlaks ja sa proovid neid vältida ja kuidas sa siis end ikkagi võib-olla proovid neid tegema panna või et sihuke küsimus ongi, et sa teaksid, et see oleks väga hea, oleks täna seda teha, see aitaks sul areneda ja kasvada, aga see on nii ebamugav, et sa proovid seda vältida. Et kas sul on täna ka siukseid valdkondi ja kui siis mis valdkonnad? Mul on tegelikult nende videopostitustega, et ma võiks videosid palju rohkem teha, et ma tunnen, et ma teen neid liiga vähe ja sellepärast, et nad on ebamugavad minu jaoks. Laive, et ma ei tee neid tegelikult väga palju, ma postitan rohkem pilte ja asju. Ma ise tunnen, et selles valdkonnas küll, et ma lükkan neid edasi, aga ma olen õppinud, pigem olen täna õppinud seda, et teengi ära, et selles mõttes see on minu jaoks see koht võib-olla, kus ma tunnen, et ei ole nii mugav ja ma ei tee neid nii palju ja põhjalikult, et ideid on rohkem, kui ma tegelikult täna teostan. Aga see on jälle õppimise koht ja arenemise koht, et selles mõttes mul on hea meel, et ma sellele intervjuulegi ja ütlesin, et seda ma olen küll õppinud, et ma ütlen ennem ja ära ja siis ongi see, et siis mul on aega nagu tegeleda selle teostuse poolega ka, et ma ei ütle enam ei nagu, et see kui ma ei ütlen, siis ongi see on hirmust põhinev ja ebamugavuskoht, et siis ma tean, et see on see koht, kus nagu mul on vaja nagu õppida ja areneda. Väga lahe. Me oleme siin just, mis mulle hästi meeldis su ühe vastuse juures oli ka see, et sa rääkisid sellest, et see üks alustest on see, et sa alati tegeled ikkagi isikliku arengu edasi. Ma küsisin selle sotsiaalmeedia kohta, et sa kogu aeg õpid juurde. Aga võib-olla sa oskaksid soovitada meie kuulajatele ka võib-olla just selle kogu sotsiaalmeedia, selle valdkonnaga, et inimesele, kes nüüd nullist alustab, ütleme, et meil ongi täna siin kuulaja, kes tahab hakata samamoodi tegema sotsiaalmeediat, aga ta on ka täiesti nullkogemusega, tal ei ole veel niisugust eelnevat võib-olla influenceri kogemust, et mida sa soovitaksid talle teha, kuulata, lugeda? Et mis oleks niisugused asjad, et kui sa täna nüüd ise oleksid jälle alguses, et mis materjali sa endale kohe tahaksid kätte saada, et millest sulle kõige rohkem kasu oli? Esmalt ma soovitaks võib-olla vaatama hakata teiste postitusi, et jälgida ja vaadata ja leida endale kedagi, kelle tegevus meeldib ja kõigepealt mõelda ise ka, et miks ma midagi tegema hakkan, et
et just leida see enda tee ja valdkond, et mina arvan, et mina ka, et ma otsisin üsna kaua seda, et millega ma võiks teisi inspireerida ja võib-olla sellel juhul aitabki mõni teine inimene ehk sinu sõber, sõpruskonnast keegi, et küsidagi võib-olla, mis on sinu tugevad nõrgemad küljed oma 5-10 sõbralt ja sellise ausa tagasisidena, et leida endale see valdkond kõigepealt, kui sa ei tea, mida sinna postitama ja mis sisu tegema hakata ja looma. Aga just, et võib-olla sa leiaksid ka sellise mentori endale, pead hoolikalt otsima, vaatama, et selles mõttes on see on hästi suureks abiks, kui sul on keegi, kes on eelnevalt seda teinud ja saab sind aidata, et internetist otsida neid selliseid gruppe, et on ka hästi palju selliseid gruppe, kus sa saad olla seal, tasuta nõu. Mina käisin ka ühel koolitusel ära, võeti mind gruppi, aga sealt leiab kindlasti selliselt ka, et sa otsingusse paned just neid sotsiaalmeedia kohta neid nimetusi, et siis leiad endale sellise koha. Aga mina ise kus ma hästi palju inspiratsiooni olen leidnud ja saanud, et mis mind on tohutult mõjutanud, muidugi eelnevalt on Network 21 koolitussüsteem ja läbi selle olen alguses siis CD-de näol, nüüd juba audiote näol, podcastide näol ennast hästi palju koolitanud, arendanud, et see keskkond on mind nii palju tohutult inspireerinud, seal on nii palju erinevaid inimesi, kes aitavad just selle mindseti koha pealt ja ka, et selle koha pealt ma usun ka, et ma olen nagu kasvanud ja arenenud nii tohutult palju. Ja raamatutest mind on üldse nii paljud erinevad raamatud mõjutanud, et kindlasti see Mel Robbinsi 5 sekundi reegel, et üldse tegutsema asuda, siis ongi see, et kasutada seda 5 sekundi reeglit jõudu ja mind on ka täna Eckhart Tolle raamatud mõjutanud Siin ja praegu, kohaloleku jõud, et teadvustatult ja kohal olles ja oleviku hetkes olles, et mis ma teen, et see on ka hästi oluline nende postituste juures ja sotsiaalmeedia koha pealt, et just, et see lihtsam on neid asju teha, kui sa tead, mida sa teed. Et see raamat on tõesti tohutult palju mind täna aidanud ja toetanud ja ma loen praktiliselt igapäevaselt seda, et need teadmised ongi see, et kogu aeg ununevad, aga siis ma jälle tuletan meelde. Ja Robin Sharma raamatud on mind hästi palju aidanud, toetanud. Et selles mõttes on neid nii palju erinevaid, jah, et kui keegi soovib mingit raamatu soovitust, siis kindlasti võib minu poole ka pöörduda, kirjutada mulle. Ja kindlasti need praegu ka oma kiiruga kirjutasin endale ka üles ja me kindlasti paneme kõik need, kui keegi nüüd kuulajatest ei jõudnud kirja panna, et me paneme need kõik sinna siis me YouTube'i laivi alla tekstina ülesse. Ja samamoodi me kindlasti jagame seal Jaanika Instagrami kanaleid, et minge julgelt vaatama. Et ma arvan, et Jaanika, sa vist nii-öelda kellegile suu pihta ei löö, kui keegi kirjutab sulle ka ja küsib võib-olla just ka, ütleme siis, kas siis sotsiaalmeedialast või tervisealast nõu, et selle poolega, et ma arvan, et sa kindlasti ka oled ju nõus inimestele vastama, et selles suhtes me saame seda infot ka kõike, et võite julgelt küsida juurde, et see on väga hea pool. Ma kindlasti aitan ja kindlasti suunaksin ja mulle see pool meeldib, et ma saan teisi inimesi aidata, et inspireerida. Et sellele ma vastan kindlasti, et ma kunagi vastamata ei jäta. See ongi tohutult äge, kui saab teisi inimesi ka aidata. Siit tuli üks küsimus jälle toitumise ja kogu selle tervislikkuse poole osas, et kui oleks ainult üks asi, mida paremaks muuta, siis mis see oleks? Mis see üks asi peaks olema, mida inimene võiks kohe tegema hakata? Üks smuuti päevas, et üks marja ja valgu smuuti päevas, et see on selline must asi. Vahet ei ole, kas siis hommikul, lõunal, vahepealal õhtusöögiks, et see on küll, et nii minu enda igapäevamenüüs kui ka soovitus teistele,
et minu lehel on erinevaid retsepte ka juba ja jagan järjest juurde ja väiksed videoõpetused ka, et Mulle selles meeldib, et mõttes. ühes meie laivis öeldi, et kui oli enam-vähem samasugune küsimus, et üks asi päevas, mida teha, et olla õnnelik, siis öeldi, et sa pead iga päev tantsima ja nüüd öeldakse, et peab ühe smuuti ka päevas jooma. Mul läheb päevad lähevad väga lõbusaks juba, et tants ja smuuti päevas, mulle sobib. Aga selline küsimus võib-olla just, kui me võtame selle nii-öelda pika teekonna, et õpetajast ettevõtjaks nüüd kogu sotsiaalmeedia pool ja kui sa võtaksid, ütleme, tekiks sihuke maagiline võimalus, et sa saaksid 10 aastat noorema endaga kokku ja saaksid talle mõned soovitused anda, et mida teistmoodi teha või kuidas kiiremini kasvada, et mis oleks need mõtted, et ma tean, et paljud meie kuulajatest on ka, ütleme näiteks täna alustamas nende karjääriredelit ja ongi seal, ütleme alguses, kus sina võib-olla 10 aastat tagasi olid, et mis oleks niisugused mõtted, mis annaksid eelkõige just iseendale, et kui sa oleksid 10 aastat noorem, aga sul oleks nii-öelda enda tänased teadmised, et mis sa talle ütleksid või soovitaksid teistmoodi teha? Ma soovitaksin tegutseda rohkem, iseendasse uskuda rohkem ja ületada kogu aeg neid hirme, et oma mugavustsooni, et kinni ei jääks. Mugavustsoon kogu aeg laieneb ja tänu sellele, kui sa mugavustsoonist välja tuled, siis sa arened. Ja see ongi minu soovitus, et tegutse kogu aeg, et sul selle oma tahte ja usuga tööd teeksid. Et see on see koht, kus saab hästi kiiresti edasi liikuda, kui sa iseendasse usud ja tahtega kõike teed. Ja kindlasti see ka, et ei unustaks ära, et sellise kerguse ja rõõmuga, et elu ei pea raske olema. Nii lahe. Mina olen nagu ise seda kogenud, et ma olen nagu väga negatiivne olnud ja hästi raskelt kõike võtnud ja et ongi see, aga läbi selle teekonna ongi see, et kus ma olen õppinud olema positiivsem ja kergemini asju võtma ja lahti laskma paljudest asjadest. Seda on nii tore kuulda. Mul oleks üks küsimus ka täiesti teisest valdkonnast, et sa alustasid sellega, et sul on 2 kassi ja 2 last ja nüüd me oleme praegu rääkinud siin natuke üle poole tunni kõikidest tegevustest, millega sa tegeled ja et kuidas sa seda kõike jõuad? Ma mõtlen just, et nagu pere jaoks aega leida, et see on, ma arvan, hästi paljudel just inimestel, kes on nüüd liikuma hakanud siis oma eesmärkide poole, kes on sellest hirmust üle saanud, tekib see olukord, et kuidas seda tasakaalu luua, et võib-olla, et kuidas see sinul on, et kas sa nüüd 24/7 oled kogu aeg ettevõtja või siis sa suudad neid kõiki asju ühendada, et võib-olla oleks ka mõni soovitus, et kuidas neid nagu tasakaalus hoida või kuidas sina oled sellega toime tulnud? Ma usun, et kindlasti see minu toetav abikaasa, et kes on ka me perekonnas see, kes aitab hästi palju oma sellise, ongi see, et ta ka ettevõtja ja me saame koostööd teha, et selles mõttes on tema hästi suureks toeks olnud ka finantsilise poole pealt, et kui mina arenesin ja nii edasi, et mul on kogu aeg õpetajana ka väiksem sissetulek olnud, siis tema on see, kes on nagu hästi palju mind toetanud ja aidanud ja ka, et ta on nagu selle koha pealt, et ei ole maha teinud mind, et ma sellise muutuse läbi teinud, vaid pigem just kogu aeg ikkagi on tal hea meel olnud, et ma sellise arengus olen ja arenguteel olen, et mind on see palju aidanud ja me 2 poega on ka hästi toredad, et nad on ka kogu aeg ka toeks olnud ise ja selline elustiil neile meeldib ja tänu sellele, et kõik nagu klapib, siis ongi see, et sa saad tegeleda nende asjadega, mis meeldib ja ma usun, et ma saan hästi palju jõudu liikumisest, et looduses viibimisest, mere ääres käies, et see on, kui mul on vaja, siis ma lähengi pikale jalutustiirule või jooksutiirule, et minul on vaja nagu sellist liikumist, et siis mul tulevad hästi head ideed ja mõtted, et see, kui sa rohkem teed, siis sa ka rohkem jõuad. Ma näen, ja olen tunda saanud seda, et kui ma vähem tegutsen, siis ma lihtsalt kuidagi energiat jääb ka vähemaks ja siis sa ei tahagi väga palju teha.
aga nii kui sa jälle oma aktiivsust tõstad, siis kohe on see, et kohe tekib selline tunne, et noh, et tahaks veel ja veel ja veel ja rohkem teha. Nii väga. Et eks jälgid neid inimesi ka, kes mind ennast inspireerivad ja siis tegutsedki rohkem, et ongi, et leida enda jaoks ka mõned eeskujud. Et ma kuulan hästi palju ka liikudes erinevaid podcast'e YouTube'ist ja niimoodi, et väga palju erinevaid, et ma kogu aeg midagi teen selleks, et tegus olla. Nii lahe, nagu ütleme, ma kogu selle liikumise poolega, mul tuli see tervest kehast terve vaim lause pähe, et ma arvan, et see on nii hea, aga ma olen siin poole tunni jooksul, meil nüüd jookseb aeg peale, pea 2 lehte märkmeid saanud ja mul on just see, et ongi, et nii tore on näha seda, et sa oled nii nagu jätkuvas kasvus ja arenemas kogu aeg, et paljud inimesed jõuavad sinna faasi, kus nad ütlevad, et ei, et nüüd ma olen tark ja nüüd ma enam ei õpi, aga see, me oleme näinud, et see on nagu kõige kohutavam asi, aga et see on nii lahe näha igasse selles, et kõikides valdkonnad jätkuvalt oled sa kasvamas ja arenemas, et see on nii äge ja sa oled nii avatud. Et ma arvan, et nii mõnelgi isegi palju nooremal inimesel oleks nii palju õppida sinult seda avatust, et seda on nii tore kuulata ja mul on tõesti olnud väga huvitavat pool tundi. Aga kui nüüd lõpetadagi siukse, ütleme, ühe mõttega, et ütleme, kui me rääkisime tervisest, oli 1 smuuti päevas, et mis teeb siis paremaks. Aga kui me võtame nüüd selle sotsiaalmeedia valdkonna, ja üks soovitus sellega, et mida peaks tegema iga päev, et olla järjepidev sotsiaalmeedias? Et igapäevaselt olla, siis võib-olla väike story. Väike story. Ja, et alustada kindlasti väiksemate sammudega, et mõelda seda ka, et sa ei paneks endale liiga suuri kohustusi, liiga suuri ootuseid ja et sa ei süüdistaks ennast, kui sa ei tee seda. Vaid kui ära ununed, siis teen järgmine päev või kui olen ära edasi lükanud selle. Aga just see, et kogu aeg jälgida, mida sa teed ja olla kohal ja teadvustada, aga story'sid on tunduvalt lihtsam võib-olla alustuseks teha, et kui need feed'ile neid pilte ja videosid teha, et sellest on kergem alustada ja jälgida teisi. Nüüd ma arvan, et kõik said siit väga palju häid mõtteid. Kui te ei saanud, sest te lihtsalt ei jõudnud, sest nagu kõike kirja panna, sest neid mõtteid tuli siin nii palju, siis seesama tänane live läheb meile üles YouTube'i, kus siis saab rahulikult selle üle kuulata. Ma juba ise tean, et ma võisin 2 lehte märkmeid saada, aga ma vahepeal ikka küsisin küsimusi ja vaatasin ka sisse tulevaid küsimusi, et ma kindlasti kuulan selle ise ka üle ja saan häid mõtteid. Aga aitäh, Jaanika, sulle tulemast. Meie järgmine selline live toimub täpselt nädala aja pärast ja juba järgmise esinejaga. Ja kui teil tekib mingeid küsimusi Jaanikale, siis me paneme Jaanika sotsiaalmeediakanalite video alla, et sealt saab julgelt Jaanikaga ühendust võtta. Aga aitäh sulle, Jaanika, ja ilusat õhtut sulle! Aitäh sulle! Tšau!